Riigikogu juhatus on siis kutsunud teid täna väikesele jutuajamisele koos hilisema suhtlemisega. Ma omalt poolt alustuseks sooviksin südant puistata kahel teemale, kui te lubate. Need on jäänud mind kuidagi vaevama. Et esimene on seotud siis selle väga mõistliku muudatusega, mis me tegime meie maksukorralduse seaduses siin veebruarikuus, ja mis räägib sellest, et maksumuudatused peaksid olema vastu võetud vähemalt 6 kuud enne seda, kui need jõustub. Iseenesest äärmiselt mõistlik seadusemuudatus, aga sellel aastal pani see mind mõtlema selles suhtes, et ju vist iga 4 aasta järgi on kindel, et Riigikogu jääb suvetööle. Ja miks? Põhjus on väga lihtne, et kui meil toimuvad valimised märtsi alguses, Riigikogu jõuab vande anda märtsi lõpus, siis läheb veel mõni päev aega ennem kui valitsus kokku tuleb, siis jääb sellele valitsusele väga lühikene aeg oma ideede väljapakkumiseks. Ja kui need ideed on seotud ka maksumuudatustega, siis vaata, et teist lahendust ei olegi. Tuleb nagu töötada kiiresti, tempokalt ja lisaistungitel. Et vastasel korral ei saaks valitsus ju koostada järgmise aasta eelarvet oma ideede pealt, miks ta on kokku tulnud. Ja tekib selline olukord, kus siis saaks ju nii-öelda oma poliitikat ellu viia alles ülejärgmisel aastal. Antud juhul, kui need maksumuudatused oleks saanud vastu võtmata, oleks tekkinud olukord, kus valitsus oleks saanud eelarve kaudu elu mõjutada alles aastast 2017. Nii et ju see on paratamatus, et selline 2,5 kuu jooksul tempokus peale valimisi vaated saab olema normiks. Iseasi on muidugi need aastad, kus valimisi ei ole, ja siis on valitsusel võimalus eelnõusid pikemalt ette valmistada ja Riigikogul ka pikemalt arutada. Ja teine teema on veelgi keerulisem. Et mul on tahaks nagu jääkeldrit tagasi, rahvakogu, ja ta praegu koos ei käi, aga on üks asi küll, mida vajaks arutamist. Ja ma ütlen teile ausalt, et mul ei ole vastuseid. Ma ei tea, mis on õige. Võib-olla, kui teil on suvel aega ja tahtmist, et siis võiks sellise arutelu tekitada, kusjuures mulle meeldiks, kui poliitikud siin eriti ei räägiks, et võikski rääkida nagu kodanikuühiskond ja need, kes rahvakogu kokku kutsusid ja jääkeldri kokku kutsusid. Et siis, kui Riigikogu eelmine koosseis arutas seda petitsioonide teemat, ehk siis kollektiivsete pöördumiste teemat, siis kogu selle asja mõte ja põhjendust sündis rahvakogust ja oli selgelt ja ühemõtteliselt üks seletus sellele, et anda kodanikele võimalus kaasa lüüa seadusloomes ka siis, kui valimisi ei ole. Kollektiivsete pöördumiste kaudu tuua siia oma ettepanekuid ehk teisisõnu selle petitsioonide õiguse loomise mõte oli selles, et kodanikud mõjutaksid poliitikat nende petitsioonide kaudu. Nüüd aga meil on juhtunud vastupidi, et 2 petitsiooniga on poliitikud võtnud selle otsese sammu enda kätte ja minu meelest käitunud vastupidiselt, et on mõjutanud kodanikke petitsioonidele allkirjade kogumisega. Ma ei tea, ma ei saaks öelda, et ma kuidagi seda arvaks, et siin on midagi valesti. Aga kuidagi see mõte, mis esialgselt ju petitsioonidel oli, on minu meelest natukene läinud kaduma. Ja miks ma arvan, et ei ole läinud valesti, ma mõtlen ka nende erakondade peale, keda täna ju ei ole Riigikogu. Näiteks minu poolt väga austatud rohelised, keda ma siin ala lõpmata teie eest taga nutan.
Et kui neil oleks mingisugune idee siia tuua, siis neil ongi täna see ainukene võimalus olemas, et nad petitsiooni kaudu oma arvamust siin avaldavad. Samal ajal need erakonnad, kes siin on esindatud, sõltub ju nende ideedest, poliitilisest kunstist, koostöövalmidusest ja niipidi oma ideede elluviimine on ju loogilisem. Nii et ma palun mind mitte valesti mõista. Ma ei ole kuidagi, ei soovi hukka mõista seda, et sellised petitsioonid toodi. Aga kuidagi see mõte iseenesest, mis kunagi kollektiivsete pöördumistega loodud sai ja mis ajendiks oli, et see on läinud nagu kaduma. Nii et poliitikud muidugi on osavad, aga see on ka nende töö ja ma saan ka nendest aru. Nii et minu südame puistamised lõppesid praegu ära, et kui on küsimusi, siis vastan hea meelega. Palun, kolleegid. Kas me esitame sulle küsimusi? Ei, teie puistage südame. Ma tuleks selle juurde tagasi, mis Eiki algul ütles, et ka minul on see ingel, et korraliste valimiste järel uus ametisse astuv valitsus oma poliitika teostamiseks, arvestades Riigikogu töötsüklit, vajab väga pikka aega. Et ideaalis siis see tähendaks, et esimesed viljad saaksid jõustuda alles 1,5 aasta pärast või isegi rohkem kui 1,5 aasta pärast. Märtsis on valimised, siis ülejärgmise aasta 1. jaanuarist oleks loogiline, kui me räägime kalendriaastast. Muidugi võib öelda, et uued poliitikad võivad ka aasta keskel kusagil 1. märtsist või 1. juulist jõustuda, aga need on pigem erandid, et see tsükkel on natukene liiga pikk ja ükski valitsus ilmselt ei saa oodata nii pikalt oma poliitika realiseerimisega, et ühiskonnas on ootus, et tegutsetakse varem ja ma arvan, et reaalne elu nõuab ka seda, et tegutsetakse varem. Ja ma arvan, et see probleem on sügavam siiski, sest et see ei ole võib-olla ka mitte ainult korraliste valimiste järgne probleem. Minule tuleb mööda, et möödunud aasta oli täpselt sama probleem. Valitsused vahetuvad ka korraliste valimiste vahelisel perioodil ja möödunud aasta võeti ka nii head kui halvad seadused, ütleme siis jutumärkis ka head seadused, ka see sama lastetoetuste eelnõu, aga kõik see käis kiirustades enne Riigikogu nii-öelda suvevaheaega ja see on sügavam probleem ja maksuseaduste puhul varasemalt oli nagu välja kujunenud väga kindel rütm, et maksuseadused olid ühes paketis koos riigieelarvega. Neid menetleti, nad olid üks tervik ja neid oli selles mõttes hea menetleda ja arusaadav ja loogiline. Samas nad jõustusid liiga hilja ja see oli põhjendatud ootus inimestelt ja ettevõtjatelt, et 5 aastat vähemalt või 6 kuud enne maksuseaduste jõustumist oleks nad Riigikogu poolt vastu võetud. Nüüd löödi see tsükkel lahti, eelarvet menetletakse eraldi ja maksupakette eraldi ja minu arvates see ei ole kõige parem lahendus. Nii et siin võib-olla on mõtlemise ainet rohkem, millised need ideaalsed head lahendused on, aga ka see on üks asi, mis minul on jäänud nagu hinge koalitsiooni poole pealt ja mis võib-olla sellel aastal niimoodi kõige paremini välja ei kukkunud. Aga eks siin tuleb arutada, kuidas seda tööd korraldada nii, et see menetlus oleks nii, et kõik asjaosalised tunnevad, et nad saavad panustada ja et selleks on piisavalt aega. Jüri. Tervist, et vaevalt, et siin nüüd selle 2,5 kuuga mingid põhjapanevaid asju suudab öelda, et 13. koosseis on tööl hakanud. Ma ütleks selle Riigikogu esimehe teema tõstatuse kohta, need kollektiivsed pöördumised, et ma usun, et see teema on nagu kõikidel poliitikutel südamel. Ja minul on ka nagu tekitanud sellised mõtted, et kui 1000 inimesed annavad oma allkirjad ja tegelikult on neil usk seda allkirja andes, et midagi muutub või nad annavad mingi muutuse poolt allkirja. Ja kui kollektiivsed pöördumised ei jõua suuresti täiskogu istungite saali, siis see
siis see mehhanism, ma arvan, mis on loodud, ei ole parim ja Riigikogu esimees mõtles ja me tuletas meelde seda jääkeldri protsessi, siis kui ma õigesti mäletan, siis see protsess ei tegelikult alguse sellest, et toona jääkeldris tuli välja idee, et võiks olla rahvaalgatus Eestis olemas. Kas ta on 10 000 allkirja, kas ta on 20 000 allkirja või ta on mingi muu number. Aga ma arvan, et see kollektiivne pöördumine võiks tegelikult sinnapoole suunduda ja rahvaalgatuse poole. Tegelikult see võimalus oli ka eelnevalt olemas ju, kui sellist kollektiivpöördumist ei olnud. Tõsi, siis ei pidanud nagu komisjon seda otseselt oma arutluse alla võtma, aga ma arvan, et enamus komisjoni ei oleks seda teinud ka siis. Ma nii palju tahan ka öelda, et minu meelest juhatus on selles koosseisus olnud väga koostööaldis, on olnud töövõimeline ja kindlasti tahan teie ees ka tunnustada ja tänada oma ametikaasa juhatusest, nii härra Nestorit kui härra Seedrit. Ja sisse otsus kõik. Aga lähme siis küsimuste juurde. Küsimus Jüri Ratasele, kui palju võib-olla nende petitsioonide poliitikuste kätte minekul on mõjutanud seda olukorda tegelikult see, et opositsioonil ei ole kuigi palju võimalused on ise eelnõud algatada. Nii et need ka läbi läheks. No opositsioonil on võimalus alati eelnõud algatada, aga meie poliitpraktika on pigem olnud ju see, et esimesest lugemisest eelnõud reeglina väga palju kaugemale ei jõua. Kas nad hääletatakse siis välja või menetlusest välja või jäävad komisjoni ootama paremaid aegu, näiteks koosseisu lõppu. Kas sellel on mingit seost? Ma arvan, et pigem sellel ei ole seos. Et on tekkinud nagu uus mehhanism või uus võimalus, kuidas inimesed saavad oma meelsust avaldada. See, mida Riigikogu esimees ütles, ei ole mingi suur saladus, et erakonnad on ju kogunud allkirju, ka selles koosseisus nii Vabaerakond kui ka Keskerakond. Aga minu meelest probleem on pigem selles, et kui mina annan selle allkirja tänaval, et tegelikult, mis see tagasiside on, siis see pettumus võib olla palju suurem, et seetõttu ma nagu arvan, et see komisjoni tasandi menetlus ei ole piisav. Et nad igal juhul võiksid tulla täiskogusse, mis eeldab uut mehhanismi, uut regulatsiooni ja täna on see 1000 allkirja, et võib-olla 1000 on natukene vähe, et tuua teda täiskogusse. Aga ma ei oska nagu seda seost küll väga siin. Ega täna ka ei ole välistatud, et ta täiskogule jõuab, juhul kui komisjon otsustab algatada riiklikult tähtsa küsimuse arutada. Aga see sõltub tõesti komisjoni otsusest, nii nagu ikka Riigikogu päevakorra. Siiamaani sellist otsust ei ole tehtud. Indrek Kiisler Arvusingar, kui vahet uudised ma küsin siis selle maksuseaduste tähtaja kohta, et kas Eiki Nestor tahaks seda tagasi pöörata? Mina ei tahaks seda tagasi pöörata ja ma vaadates ka eelmisel aastal, kus ma siin Heliriga olen sellel teemal ka ennem debatte pidanud. Et eelmisel aastal see, et kevadel maksuseadused ja ka mitmed kuluseadused nagu heaks kiideti, tähendas riigieelarve menetlemist hoopis teistsugusel kujul. Ta oli selles mõttes palju riigieelarvelikum, eks ole, et ei arutatigi riigieelarvet, mitte maksuseadusi. Minu meelest see riigieelarve arutelule tuli kasuks. Pigem ma nagu, mis ma tahtsin öelda, on see, et meil tuleb aru saada, et võib olla selliseid aastaid, kus Riigikogu oma selle seadusesse kirjutatud tähtaegade jooksul oma tööd ei jõua valmis teha, ehk teisisõnu, see tempo peab olema, arutelu tempo peab olema kiirem kui muidu. Sest lisaks on ju veel ka see, et juhul kui tuleb majanduskriis, me mäletame seda, kuidas krokodillide komisjon koos käis, siis on veelgi. Siis selleks puhuks on ka seaduses paragrahvid olemas ja näiteks praegu seadus ütlebki ju nii, et
väga tungival põhjusel võib see tähtaeg olla ka lühem. Ja tegelikult siis muutub asi kohtuvaidluseks, kas see põhjus oli tungiv või mitte. Arvestades sellega, et kindlasti on neid, kellele maksumuudatused mingit pidi ei meeldi ja siis selle üle tuleb vaielda ilmselt siis kohtus, aga Riigikogus ilmselt vaieldakse, et kas on ikka tungiv vajadus seda teha või mitte. Nii et selline erandi võimalus on ka täna seaduses olemas, aga näiteks tänastes oludes oleks väga keeruline olnud öelda, et nüüd on mingi tungiv vajadus võtta neid seadusi hiljem vastu. Mina ei oleks küll ei suudaks seda ära põhjendada, et selline tungiv vajadus on. Nii et iseenesest ma pean seda tähtaega mõistlikuks. Aga pigem jutt on nagu sellest, et peaks siis aru saama, et Riigikogu töötab natuke teistsuguse tempoga. Ma tahan siia lisada, et see ideaalpilt, millest siin Eiki räägib, et võtame maksuseadused vastu kevadel ja lahutame selle nii-öelda eelarve arutelust, et siis saab rohkem keskenduda eelarvele, et see on niisugune ideaalmudel, mis vist praktikas kunagi toimima ei hakka, et riigi eelarve, kui ta jõuab valitsusse ja hiljem Riigikokku, on alati sisaldunud ja sisaldas ka eelmine aasta, kui maksuseadused kevadel varem võeti, üksikuid maksumuudatusi, lisaks lõivud, tasud, mis on seotud riigieelarvega. Ikkagi me peame arutama koos riigieelarvega alati ka neid asju ja ma arvan, me ei pääse ka tulevikus sellest. Et see on vältimatu. Nii et sellist mustvalget puhast ideaalset lahendust ilmselt ei tulegi. Jah, Karin Kambri Postimees, et ma küsiksin selle usaldusküsimusega sidumise kohta, et paluksin kõigilt väikest kommentaari, et see võimalus seaduses tegelikult on ette nähtud võrdlemisi erandikuks kasutamiseks ja seda ei ole ka väga palju kasutatud senimaani. Et vähemusvalitsusel või tõesti kriisiolukorras ja praegu ei saa hästi ka seda 6 kuu argumenti tuua, sest puht tehniliselt Riigikogu oleks saanud kõik need muudatused ju läbi hääletada enne 1. juulit. Et kas see selline praktika siis nüüd on muutumas või kas see on õige? Vaadates, see on mu isiklik arvamus, ma ei ole peaministri käest seda küsinud. Et vaadates, kui pikalt valitsus mõtles selle üle, siis ma arvan, et see praktika ei saa traditsiooniks. Et siinkohal pigem see umbusaldame, ei umbusalda, see poliitiline sõnum mängis oma rolli kindlasti ja oli vaatad kõige olulisem. Sellepärast ma usun, et need 200 muudatust, 197 palju neid oli, Riigikogu oleks need siin ennem jaanipäeva ja peale jaanipäeva pikkade tööpäevade jooksul kõik 10-minutiliste vaheaegadega läbi arutanud ja eelnõu tekst ei oleks erinenud oluliselt sellest, mis siin vastu võeti. Teine moment on veel, et valitsus sidus ju need eelnõud pärast seda, kui komisjon oli nad läbi vaadanud ja komisjonides tehtud muudatused leidsid hiljem kõik valitsuse heakskiidu, et nendest madalapalgaliste leevenduse seaduseelnõusse tehti väga põhimõttelisi muudatusi, mis käsitlevad töövõimetuspensionäre, töövõimetuskaotusega inimesi. Nii et selles mõttes valitsus käitus aumehelikult, et komisjonis tehtud muudatused jäid kõik seadusesse sisse. Ja ma usun, et pigem see põhiline tegur oligi see umbusaldamine ja umbusaldamine. Üks huvitav moment on veel, et vaadake, et selleks, et umbusaldada ühte ministrit, kaasa arvatud peaministrit, on vaja Riigikogu koosseisu häälteenamust ehk 51 häält. Aga selleks, et usaldusega seotud eelnõu puhul valitsus oma kohalt lahkuks, on vaja 0 poolthäält ja 1 vastuhääle ja seadus jääb vastu võtmata. See usaldusega sidumine on isegi häälte mõttes ju valitsusel raskem katsumus, kui koosseisu häälte enamus opositsioonil saavutada. Aga see on minu arvamus kindel.
jah, kui Eikile nüüd juurde lisada omalt poolt, siis ma saan aru, et see oli mingil määral valitsuse otsus peale seda, kui opositsioon oli alustanud umbusalduse avalduse. Et kui juba umbusalduse avalduseks läheb, siis sellisel juhul ei ole kuigi mõttekas neid pikki ööistungeid pidada ja umbusalduse ju üheks peamiseks motiiviks oligi maksuseaduste pakett. Nii et selles mõttes on seal ju loogika täitsa olemas, et siis siduda need seaduseelnõud usaldusküsimusega, usaldushääletusega, mis teeb opositsioonil valitsuse ja peaministri umbusaldamise hoopis kergemaks, nii nagu ka Eiki rääkis. Nii et ma ütleks, et valitsus tuli opositsioonile vastu sellega, andes võimaluse mitte 51 häälega umbusaldada, vaid lihthäälte enamusega saalis umbusaldada. Ja teine, et ma arvan, et see ei kujune niisuguseks traditsiooniks, et see on erandlik pretsedent praegu, mis loodi nii opositsiooni kui koalitsiooni poole pealt, sest ma ei mäleta, et esimese 100 päeva jooksul oleks valitsusele esitatud umbusaldust. See on Eesti poliitikas esmakordne. Et ei ole ka seda niisugust head tava või traditsiooni jälgitud, et 100 päeva antakse valitsusel toimetamiseks. Et see ongi praegu mitmete tegurite koosmõjul tekkinud erakordne olukord, kus siis umbusaldus sellisel kujul tuli ja kus saalis tegelikult valitsust usaldati siis 4 korda ühe õhtu jooksul. Kobarusaldus. Kobarusaldus, nimetame seda kobarusaldus. Nii et ei, ma arvan, et see on erakorraline juhtum ja see traditsiooniks ei kujune. Ma saan aru, et see juhatuse pressikonverents hakkab kujunema selliseks päris poliitiliseks, et ongi äge. No, kindlasti opositsioon näeb seda kobareelnõude ja usalduse küsimust hoopis teises vaatevinklis. Ei ole ju mingi saladus, et koalitsioonipoliitikuid oli ja neid polnud mitte 1-2, kes ütlesid, et me teatud kobarseaduse eelnõu poolt ei ole, konkreetselt seesama maksupakett, oli teiselt poolt tunnetus, kui õigis opositsioonil on, et on koalitsioonipartnereid, kes ei soovi toetada näiteks madalapalgaliste seaduseelnõu ja oli ka kolmas aspekt, et arvati, et selles maksupaketis, kui lähevad muudatusettepanekud hääletusele, ei ole mitte kindel see, et teatud põhimõttelised muudatused aktsiisipoliitikas, no näiteks, mis on seotud lahja või kange alkoholiga ja majandusasutuste käibemaksuga, ei võiks muutuda teistsuguseks, kui valitsuse eelnõu seda ette nägi. Et ma arvan, et siin on üks põhjus samuti, miks valitsus selle ettepanekuga tuli ja selge on see, et Riigikogu liikmena, kas sa hääletad mingi põhimõtte poolt või sa hääletad selle poolt, kas see koalitsioon lõpeb või jätkab, on hoopis teine kaal. Ja eks eile anti väga selge signaal koalitsiooni poolt, et koalitsioon on ühtsem kui kunagi varem ja 59 häält oli koalitsioonil olemas. No, nii palju lisaks, et demokraatlikus parlamendis peab alati olema opositsioonil obstruktsiooni võimalus, igal pool on. Meil on ta siis võtnud sellise kaunis kurnava vahepeale võtmise kuju, ju ta mujal on teistmoodi välja kujunenud, kuidas kuskil põhiliselt siis selle põhiseaduse tõlgendusega parlamendi liikme sõnavabadus tähendab ka seda, et ta võib rääkida nii kaua, kuni ta tahab, see on põhiline. Meil on ta võtnud sellise kuju. Ja teisest küljest nagu valitsusel või sellel peab olema ka alati võimalus selle obstruktsiooniga debateerida, ta peab olema oma vastumeelne. Kui sageli ta seda kasutab, on nagu ise küsimus, et on minu meelest meie põhjanaabrite juures Soomes valitsused seovad usaldusega seaduseelnõusid kaunis tihti, et seda juhtub seal päris palju. Meil on siis olnud nüüd 3. kord ja ütleks, et ei ole eriti palju. Ja kindlasti ma ka arvan, et sellest ei tule traditsioon. Ma Jürile lisan siin, kui jutt läks poliitiliseks, aga me oleme ju poliitikud.
et mõneti võib Jüriga nõus olla, et tekkiski kummaline olukord, jah. Peab tunnistama, ega koalitsioonis nüüd täielikku üksmeelt ja 100% toetust erinevate koalitsiooni erakondade, erinevate saadikute poolt ju sellele maksupaketile ei olnud. Et eks igal koalitsiooni osapoolel olid omad eelistused, omad nägemused, et lõpuks oli ju tegemist nii-öelda kompromiss eelnõuga, mis vastu võeti. Sotsiaaldemokraatidel olid omad arvamused ja eelistused, Isamaa Res Publica Liidul omad ja Reformierakonnal omad. Et eks ta koalitsiooni kompromissina laua peale tuligi ja ühelt poolt võib seda ju siis edasi arendada ja tõlgendada, et võetakse vastu seadus, mida justkui ükski erakond ei toeta, et vaadake, kui kummaline olukord. Võetakse vastu selline maksupakett. Aga teiselt poolt ma tahan jällegi öelda, et ega väljast poolt vaadatuna ei saa aru, mis parlamendis toimub, et samal ajal Keskerakond väidab, et ta lastetoetuste tõusu igati toetab ja Mailis Reps esindajana pidas ka kõne, kuidas see on väga hea, aga poolt me siiski ei hääleta. Et nii on, et ühed hääletavad justkui selle poolt, mida nad väga ei toeta ja teised ei hääleta selle poolt, mida nad südamest väga toetavad. Et see ongi poliitika, jah. Nii. Praegune igast, mul on selline küsimus, kas pannes kokku nädalapäeva juhatus lähtub ainult komisjonide soovidest või millestki muud ka. Ma tegelikult vihjan selle maatulu seaduse muutmise seaduse eelnõule, kuna selline, ütleme, kiirmenetlus 2 nädalaga ei ole teoks saanud ilma juhatuse vaikiva nõusolekuta. 99,9% juhatus saab lähtuda ainult komisjonidest tehtust. Sellel aastal on olnud üks erand, see oli juhatuse kohustus, see oli põhiseaduse muutmine. Selle kohta enam komisjoni otsust vaja ei olnud, juhatus pidi seda otsustama ise ja tunnistan teie ees ausalt, et juhatus tegi seda pärast seda, kui ka need erakonnad, kes ei olnud seda eelnõu eelmises Riigikogu koosseisus arutanud, said võimaluse kohtuda idee autoritega omavahel aru pidada ja kui need arupidamised olid peetud, siis juhatus leidis, et nüüd on õige aeg see Riigikogu päevakorda panna. Enne me lihtsalt leidsime, et see ei oleks kõige parem moodus. Aga see oli ka ainukene eelnõu, kus on nagu juhatuse otsusest sõltust. Muudel juhtudel on see loomulik, et juhatus ei saa siin valikuid teha. Juhatus ei saa öelda, et nüüd peame seda eelnõu teisel lugemisel arutama, kui komisjon ütleb niikuinii, et me ei tahagi seda arutada. Me ei saa neid komisjone selles mõttes kuidagi väänata või muuta või sundida, et see on siiski nende otsus. Ja kui komisjon annab parandusettepanekut esitamiseks? Ja antud eelnõu puhul oli nii, et juhatus kogunes erakorralisele koosolekule, et täiendav istung kokku kutsuda ja keskkonnakomisjon esitas meile taotluse selle teiseks lugemiseks ja kolmandaks lugemiseks. Nii et see käib kõik komisjonide ettepanekute alusel. Juhatus ei saa teha komisjonide tööd, meil puudub selleks pädevus ja see on ka loogiline, nemad peavad teadma seda.